mingi teema, telefonile tule häire. Mis luuk? No ega ma aru ei saa, mille. Suitsu tuleb. Hakketeo ülekuumenemine. Oma päeva alustan hommikuvõimlemisega. Pean seda vajalikuks, et olla virge, olla elus, olla terve, olla keskendumisvõimeline, ennast jälgiv. No nii, väike vesi. Hommik on alanud, päev on alanud, väike hommikusöök ja töö. Peaks tulema tegus päev nagu ikka. Väike pirk sellele, mis farmides ja mujal toimub. Silo tegemine peaks minema lahti kohe, masinate ülevaatus enne põlduminekut, pilk käimasolevatele ehitustele, söödahoidlate ehitus ja meiri laiendus, noh ja muud ilulilu terve päeva vältel. Kodun tööle ikka jalgrattaga või jala, sõltuvalt ilmast. 800 meetrit iga hommikune väike trip on igati positiivne virgutus. No ratas viskab hullult ja lauda ülevaatusel ilmnes, et öösel on tekkinud häire sõnniku pumbaga. Alarm näitab, et ongi tegu pumbahäirega, millega operaator ei ole saanud hakkama. Nii, mis häire siin siis on? Libiseb rihmad on nõrka, sellepärast lihtne viga saab kõrvaldatud. YouTube'ile, sa oled ka illos hästi igalt poolt. Farmijuht Anu käest sain info selle kohta, et on häire olnud karja juhtimise programmis. Seal oli üks voolik otsast hüpanud, viim oli jooksnud maha. Teine mure on noorkarja laudas, kus vasikajootja oli jäänud öösel seisma. No nii, mis möll käi siis? Massin näitab, et probleemi ei ole. Farmijuht hommikul tuvastas ja paari klikiga oli mure lahendatud. Sellised masinad vajavad lihtsalt jälgimist ja mõnikord väikest sekkumist. Noortelauda elu üle vaadatud. Tõsiseid jamasid polnud, elu saab jätkuda siin. Nüüd lähen vaatan, kuidas ehitusmehed eluoluga rahul on. Õhtul kolisid öömajja, vaatan, kas kõik oli nagu peab, kas sääsed jätsid mehed töövõimeliseks. No hommik mehed, ma saan aru, et töö saab käia, päike ei paista, sääski ei ole. Eile õhtul kolisite öömajja, magada ikka saite või? Väga hästi saime magada, ärkasime linnulaulu peale ka. Nii, ehk et kuum ei olnud? Ei olnud, kust ta kuum oli? Külmaõlut oli kapp nii täis. Ma saan aru, et tegelikult tulite hommikul vara ja plaan siis nii kaua toimetada, kui Jumal lubab. Nagu te mõistate, on Nopri igapäevase toimetamise tähtsaim eesmärk puhtaim piim ja selle juures oluline roll söötmisel ja söödal. Nii me siis katsetame erinevaid söötmistehnoloogiaid, et saavutada parim tulemus loomade söögilaual. Selle Saksa masina eripäraks on siis selle freesi erinevused võrreldes teistega. Terad ei kulu nii kiiresti, võtab sügavamalt, aga kogu selle eesmise osa mõte on see, et freesib endale sisse vajaliku hakke pikkusega sööda. Kõik läheb lindi kaudu üles mikseri keresse, kus kaks tigu segavad väga ühtlaselt selle sööda ühtseks massiks. Väljalaadimislint, küljeuks, kaks silda pööravad ja kõik rattad veavad. Tänane kogemus on see, et 2 korda kiiremini saab asi tehtud. Kütusekulu topelt väiksem, masinakulu rohkem kui 2 korda väiksem. Exceli tabel peaks näitama seda, milline masin on ostmist väärt. Hommikuse ülevaatustiiru lõpetuseks põlluring, et anda otsene hinnang silomasinate väljasõiduks. Kogu käesoleva kevade teeb eriliseks see, et oli pikk kevad, mis iseenesest pole paha, aga kulminatsiooniks on see, mis kogu rõõmu võtab ja nimelt põud. Me pole saanud mitu nädalat vihma ja kohe näeme, kuidas see on mõjunud põlluviljadele. Oleme Tallinisuu põllul ja nagu me näha võime, on 2-nädalane põud tegemas oma tööd. Normaalsel pinnasel on vili elujõuline ja kõik on hästi, siis põuakahjustused on meile kõigile arusaadavad ja näha.
ristik on läinud, siin koristada suurt pole, siin ei ole muhvigi vaadata, see on kurb. Ja meil on 140 hektarit rohumaa puhaskülvi, seal on kõige hullem. Nii väiksed seemned tahavad saada ka niiskust, et elule tärgata, aga seda pole. Põllumees on sellel põllul pisaraga silmas, kõik me saame aru ju miks. Kui investeeritud on täiega, aga siit saaki suure tõenäosusega ei tule. 2 nädalat kuivas maas ei ole seemneidu liigutanud, samas kui näeme, kui ilus on seal, kus on niiskust. See, kas viimaste aastate ilmastik on mõjutamas põllumajanduse tulevikku ja toidutootmise tulevikku, selles me veendume mõne aasta jooksul, aga kõik normaalsed toidutootjad, põldurid teevad oma järeldused ja üritavad kohaneda sellega, mis päriselu meile ette annab. Nii ka nopri, otsime kultuure, mis loomasöödaks igas ilmastikus Eesti tingimustes kasvavad. Käesoleval aastal tõenäoliselt on jälle koht, kus peame muist söödast ostma sisse, nii nagu eelmisel aastal. Meie eksperiment külvasime kõrvuti sama seemnega maisi. Siin on tegu meie enda teraviljakülvikuga külvatud põlluga, kus on siis hajus külv. Ja teine põld on siis see, mille külvasime ehtsa maisi külvikuga. Erinevus on väga suur. Siin tipp, kõik ilusti üksteise kõrval tärganud taimed, teisel pool kõik pilla-palla, aga päris tõe saame teada siiski sügisel. Ja mais on tõesti selline kultuur, mida minu meelest Eestimaal peame hakkama hindama kas või selle tõttu, et ta on põuakindel kultuur ja ilmastikust kõige vähem sõltuv kultuur lehmade pidamise juures. Tänase visiidi kõige tähtsam põld rohumaa, mille saak peaks minema siloks ehk rohukonserviks. Mida me siin näeme? Kõrgus 35 sentimeetrit ehk nagu naljahamad on öelnud, õllepudel ei tohtivat välja paista, siis olevat rohu kõrgus siloks õige. Ristik, timut ja muu kraam on siin siis mittepõuasel põllul normaalses olukorras. Mõned päevad kannataks oodata. Tegelikult ristik võiks olla väikses nupus. Siis on parim kuivaine ja toitained selles massis olemas. Saabunud on lõunaaeg, hinnatud hetk tööpäeva sees. No hõissame Jaku leevele. Panna kota läbi, pole ka jäätist. Ei ole miskit. Lõunasööks söödud, päevaga saab minna edasi, aga minu oluline osa päevast on siinsamas arvuti taga TikToki vorpides. Mida? Aidata kuidagi. Nii, kell saab kohe 2 ja ehituskoosolek peab hakkama. Karli pole näha. Hei Karl, kus oled? Siin on väljastusladu, läheb välja siit ja siin on siis hüdrotästuk. Saab väljastada nii väiksele kui suurele autole. Sa aru saad, et sinna mool saab? No ta peaks tüütab. Kus sa tead, et sügav külm ei tüüta? Kus sa saad aru, et ta töötab? Siin ühtegi tuhukest ei põle. Võtame parema pikendusjuhtme. Mingi teema, telefonile tule häire. Mis luuk? Volvo luuk ei võeta. Ei ole, sellega on korras. Mis signaal ta siis oli huvitav? Ei ole. Ja piimahäiret ka ei olnud? Ei saa aru. Nii. Laadija ei tööta. Oota, aga mis ta siis on? Mis ta ütleb? Mis ta ütleb? Hakketeo üle kuumenemine. Allargus hääletu. Odavast ei ole võtta. No ma aru ei saa, mille. Kõik on normi, nagu keski ei ole midagi täiendavalt kütnud. Ära murdunud. Ära murdunud, jah. Nagu just nägid,
igapäevased jamad on ikka päeva rikastamas. Praegu siis hakkepuidu katlal oli ära murtunud üks polt, mille tõttu läks katel häiresse. See saab tehtud veerand tunni jooksul ja taas korras. Teine hälve oli pikendusjuhe, mille tõttu ei laadinud akutoitel töötav tagaluuk tõstuk. Väiksed asjad, aga vajavad ikkagi abi sekkumist. Mu jalge ees on mälestus eile öisest tööst. Koju jõudsin peale keskööd. Teenusele saabunud külmamees tuli õhtul hilja ja mina olin kambas, kes aitas selle sügavkülmkonteineri uuesti töösse saada. Peremees on punn iga augu ees. Aitab seal, kus vaja. Ja nagu vihm! Vaat see on kingitus, mida iga talu peremees ootab, eriti sellisel ajal, kui 2 nädalat on olnud ilma kübemeta, ilma piisata. Eilse töö vili, 8,5 miinuskraadi juba sees, kõik töötab nagu peab. Ja vihma tuleb, hurraa! Teame, et mõne päeva jooksul peaks minema siloteoks ehk niitmine, kaarutamine, vaalutamine, kogumine. Krohust saab rohukonserv ehk silo nagu juures oleval pildil. Lähme vaatame, kuidas koguriterade teritamine käib. Mehel on nagu pead, kõrvaklapid ikka peas. Hõisa! Üks värske spetsialist on tiimis, kes näeb vaeva selle nimel, et Nopri masinapark nii meiereis kui põllul või farmis oleks iga päev töötamas nagu peab. Talumehe õuejooksmised tänaseks joostud. Nüüd tuleb toimetada ka innovaatilisel moel laua taga istudes ehk korraldada asju arvuti ja telefoni abil. Aga et sinul igav ei hakkaks, siin montaaž Nopri loodusest. Talumeeste liidu argine tööpäev hakkab mööda saama. Õues jooksmised, tööde korraldamised, toetustegevused meeskonnale on tänaseks suurel määral tehtud. Praeguse perioodi tähtsaim tegevus minu silmis ongi see, et järgmine generatsioon, kes soovivad jätkata toidu ümber toimetamist, seda teha saaksid parimal moel. Kui sa tahad teada rohkem toidust, talust ja Noprist, pane subscribe või tule kohale ja koged enamat. Läbi või? Okei, jõuabki täna enne Aktuaalset kaamerat koju.